So That's true. tell me what's happening, but not, but like, so she won't understand. Everything you know about her. So we're playing a game. Yeah, and Lisa said, what the fuck am I? So she has no clue Yeah, what and she she's is. confused. Can you see? I'm so fucking confused. Don't curse. Yeah, you Oh, can see sorry. it right there. So, what do you know, Lisa? Who you are? I'm a YouTuber. Yeah. I'm a woman. What? Woman. A female. 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 Yeah. Yeah, female. I'm white. I have brown hair. Yeah. And I'm not a singer. No. I have dogs and I No, have the singer and makeup artist was like, it's like wannabe singer, wannabe makeup artist. Yeah, great. Yeah. So I have dogs. dogs, yeah. And I have cats. I Yeah. have no kids. Yeah. Children. Whatever. Yeah, I have no fucking clue. No husband also. Yeah, no husband. Single as fuck. You have no clue? No fucking clue. And you love her video. Yeah, and I live yeah. videos. and you've watched every single video yeah. she's posted. And I have no fucking idea who I am. Sorry again. So start quest. Nonii, täna on pühapäev ja meie kord on maja koristada. See on täiesti uskumatu, mis sita maja siin on. Siin elab peale meie 2 naist ja võiks arvata, et nagu inimesed natukenegi koristavad. Sest et iga nädalavahetus üks inimene koristab. Aga see reaalselt näeb välja või nägi välja see maja selline, nagu keegi oleks mingi sellest ajast pool peale aastat koristanud, koristanud. kui see maja ehitati. Nagu see on kohutav. Nagu ma pesin kapipealseid ja see pind pidi olema valget värvi, kui ma selle tõesti. kõik nagu mustuse sealt ära võtsin, sealt tuli lõpuks valge värv välja. Ja ma imesin lagesid ja reaalselt kõik laed, nagu kõik laed ja I mean kõik laed on nagu, olid nagu lihtsalt puhas ämblikuvõrk igal pool. Ja siis lõpuks tuli nagu see nagu laevärv ka välja peale pikka imemist. Täiesti õige. See on täiesti Ülirõve. milline see välja näeb siin. Ma arvan, et ma olen mingi 30 ämblikku umbes ära imenud praegu. Nagu, need on siuksed ülipüsiksed, mitte need, mis te mõtlete, Austraalia ämblikud. Lihtsalt, Köögis ka, kui seisad ühe koha peal, siis sa suudad nagu, seisad ühe koha peal ja siis suudad kokku lugeda üle 10 ämbliku. Jälle, kui me filmime, siis hakkab oma autoga jamama. Nagu me oleme olnud siin mingi 2-3 nädalat ja ma ei ole mitte ühtegi korda kuulnud, et keegi nagu tolmuimejaga koristaks siin. Jaa. Nad reaalselt pühivad harjaga põranda veits nagu puhtamaks ja heal juhul tõmbavad lapiga laua puhtaks. Nagu see, millised need kapid ja kõik need laed ja seinad. Väga rõve, õnneks meil saab kohe varsti valmis. Ja siis ruttu pessu, kuna ma vaatasin juba neid kapipealseid ja mul hakkas nagu igalt poolt sügelema, mul tuli siuke tunne, et täiesti kohutav, kus kohas ma elan. Ülirõve. Ja ma reaalselt pesin seda vannitoa nagu duširuumi nagu klaase. Mitte keegi ei olnud mitte kunagi teinud seda, ma olen täiesti kindel. Vaata, kui valge mu kael on. Mul on ka tegelikult. Siit ei olegi niimoodi näha. Jah, nii et Sunday, fun day. Teeme, koristame ära, siis teeme mingit sööki ja vaatame mingit õudukat ning siis lähme magama. Tahtsime magama minna. See on sisalik ja ta on niigi... Ja nüüd ta läheb minu voodi. Mida me teeme? Kus ta läks? Tuli allapoole teile, nii tea. Ta on seal seina vahel täpselt. Okei, me mõtlesime plaani välja. Nii, Liisa läheb see tolmuimejaga voodi juurde, selle tolmuimeja otsaga.
ja hoiab seda toru võimalikult lähedal talle, siis ütleb mulle, et ai, siis mina vajutan tolmuimeja käima ja siis Liisa üritab selle sisaliku sinna tolmuimejast imeda, siis me üritame selle tolmuimeja välja viia. Kõige toredam on see, et me just olime seal voodi peal ja vaatasime filmi ja nagu oh my god, mul on külmavärin, mul on lühi. Ja halb on see, et õhtu hilja on kõik magavad, me hakkame siin karjuma ja tolmuima. Okei, soovige meile edu. Kui see ei tööta, siis me pakime oma asjad ja lendame Eestisse kohe. Ja. Kohe praegu. Ja. Davai, edu! Ta hillitab mind. Uus plaan on see, et me üritame kuhugile tasasele pinnale saada ja siis selle ämbli talle peale panna, sest et see tolmuime ja mais. Oh my god. Ära vaata mind. Okei, ma proovin uuesti tolmuimega. Nagu tööle panna? Jah. Okay. Oh my god. Ma ei näe teda, kus ta on? Ta on siin. Täpselt nagu siin nurga peal. Okay. Aga ürita jälgida, et sa näeksid, kuhu ta läheb ka. Ma olen nurga taha peitu. Sorry, ma ütlesin, ma kardan rohkem kui sina praegu isegi siit kõrvalt. Ma jalad on nii fucking nõrgab praegu selle hetkel. Oh my god, ma ei suuda. Vaata. Okei, sellest sisaliku püüdmisest see võtta fookusesse. Ei tulnud mitte midagi välja, seega magame teises toas nüüd. Ja me käisime just väljas, me nägime reaalselt nagu suurt ämblikku. No ikka suurt. Ma ei taha olla enam Austraalias. Meie plaan on see, et me homme lähme tööle ja üritame, ma ei tea, kedagi appi kutsuda. Jah, ma ei tea. Ja just siis minu tänane uni läks tänu sellele. Tõesti. Lahe. Me koputame igaks juks iga hommiku oma kummikuid, et mingid loomi seal ei oleks sees ja see Lukas tuli mu kummiku seest välja. Ma ei tea, kes seda on näha. Appi, me ei julge rohkem koputada isegi ja mõtle, kui ma oleks selle lihtsalt jalga pannud. Me ei julge teist Thank God, et ma koputan neid. Peale tööpäeva. See on normaalne. Jalad ei ole läbi märjad. Oi, mul on sokker. Suke padukas. Do it! Manu, go it! Your turn! How's it going? Austraalia hommikune ilm on tõsiselt põhimõtteliselt sama hull nagu minu tujud. Üks hommik on mega kuum,
ja on siuke ilm, et tahaks nagu randa minna, päikest võtma. Käid tripikaga niimoodi, tõsiselt hommikul on kuum. Ja siis järgmine päev on niimoodi, et tahaks veel 10 jopet selga panna. Ja salli kaela ja kindlak kätte ja villased sokid jalga. Jep, aga päeval on ikkagi kuum, nii et tunni pärast peaks minema 23 kraadi peale. Kui keegi üldse kunagi Lindaga peaks suhtlema hakkama, siis alati peaks sees olema selline hoiatus. Aga siin ei ole rohkem kirjas, siin peaks olema kirjas, et anything. Anything. Ilus linn. Linda, sa oled enda eksiga või? Me tulime eile päeval Brisbane'i, sellepärast et meil oli igav ja miks mitte. Ja me pidime minema kõige viimase rongiga tagasi, et täna hommikul kell 7 tööle minna. Ja viimane rong läks mingi 11:30 õhtul. Kell on kohe 8, arvake, kas me jõudsime tööle. Me jäime viimasest rongist maha eile õhtul, seega mõtlesime, et hea küll on ju, et jääme siis pressiööseks ja lähme siis hommikul kell 4 rongiga, et jõuda tööle. Me ei kuulnud äratust. Nii et me lihtsalt, me oleme praegu pressis, ootame rongi. Saab näha, kas me jäävad ära tööst ilma või mitte. Ülemus ütles küll, et ei ole hullu, vaata, kõik on okei, aga varsti saab näha jah, kui järgmine klipp on see, kus me kohvritega jalutame, siis meid lasti lahti. Nii et ei ole kõige parem hommik. Korralik neljapäeva õhtu ja reede hommik. Me jõudsime nüüd siis koju lõpuks ometi. Kõik on tööl ja kõik uksed on kinni ja meil pole võtit. Nii et kuna kell on 9 hommikul, siis tähendab, et nad on vähemalt 2 tundi tööl. Nii et me peaks vähemalt 2 tundi õues passima ja ootame, kuni me tuppa saame. Mul on 1% takut. Mul on räige joogijanu. Hullult hea algus või hullult hea viimast 24 tundi on olnud. Oma enda koju sisse murda, ma nõuan. Oi! Mine pekki. Kenad kannikad. Kenad kannikad. Kuidas ma siia sisse lähen niimoodi, et ma vist... Pea ees. Mida ette pea ees siia ronida? Boom! Davai.